tere, mina olen Raivo. Kokkupanemisel ei ole mingit muud keemiat kui põhimõtteliselt sama asi tagurpidi tagasi. Ja nii lihtne ongi. Vahetame nüüd tihendud ära. Kogu selle ABC süsteemi üks eluea pikendamise võtmemärksõna on puhtus. Võtame nüüd selle klapiploki. Teeme ta nüüd veel ühe korra väga põhjalikult puhtaks. Plokk on nüüd igasuguste terakeste vabaks ära puhastatud. Nüüd tuleb siia need servoklapid külge panna, loomulikult õiges järjekorras. Aga kuna siin on nüüd suht kuivaks need õõrutud ja uued tihendid peal, siis tegelikult on mõistlik siia ka värsket õli natukene panna, et nad paremini sisse läheksid ja et ei oleks mingit ohtu neid katki teha, et põhimõtteliselt väga lihtne, näpp õli sisse ja õliga kokku ja nii lihtne ongi. Natukene vaja nüüd ka mälutreeninguga tegeleda, sest ega ma väga täpselt ei mäleta, kus mingi voolik käis, aga saab hakkama. Siia valesti midagi ei lähe. Et nüüd on siis klapid uuesti tagasi pandud ja paneme ka ülejäänud siia külge kokku tagasi. Paneme ta siis külge. Vaatame, mis saab. Töölaua taga ei olnud üks mutter või polt korralikult kinni saanud, hakkasin siin autol seda pingutama ja kõrsid pooleks. Võtsin uuesti klapid alt ära ja nüüd vahetan polti ja keerasin uue asemele. Enamast ei. Jah, nüüd on ikka kinni ilusti. Mida nüüd jälgima kindlasti peab on see, et kui ma need torud tagasi ühendan, siis esiteks prahti kuhugi sisse läheks, teiseks kõik peaks ilusti puhtaks tegema ja õli igalt poolt ära pühkima, sellepärast et kui me nüüd käima paneme, et tuleks näha, kuskilt midagi lekkima hakkab. Ja minu soovitus on veel see, et need torud, need otsad tuleks ära külge keerata mingisuguse normaalse võtmega, mitte tavalise lehtvõtmega. Minul on näiteks üks siukene torude keeramisvõti, millega ma loodan ka siin nüüd hakkama saada ja kõik ilusti ja põhiline kõvasti või ütleme siis korralikult kinni keerata. Et lehtvõtmega võid lihtsalt üle keerata või ära libiseda ja ongi tuksis kogu see üritus, aga nüüd siin ikka nüüd siis hakkame ükshaaval neid tagasi panema. Nagu eelmine kord ütlesin, siis õnneks midagi väga valesti panna ei saa. Kõik torud ja voolikud on täpselt nii pikad, kui nad olema peavad ja lähevad täpselt sinna, kuhu nad minema peavad, nii et siin ei ole midagi keerulist. Nüüd ei ole siis midagi, kui ratas alla tagasi ja vaatame, mis juhtuma hakkab. Autol on nüüd üle tükki aja jälle kõik 4 ratast ilusti all. Hetkel on need rattad veel õhus, sest auto on pukkide peal. Ja esiratta logar on alla panemata, ka seda sellepärast, et ei panegi praegu. Ei pane sellepärast, et kui kuskilt sealt eest hakkab õli välja laskma seal ploki voolikute ühenduse vahel, et siis oleks ruttu näha, et saaks kiiresti jaole, mitte ei lähe kuskil tee peal järsku aku õli tühjaks. Enne kui me
vaatame, mis sellest vedrustuse remondist saanud on. Võiks ära kasutada olukorda, kui auto on pukkide peal ja proovida natuke õlisid vahetada, sest et need on ju tegelikult kõik ostetud ja vajavad ka varem-hiljem ära tegemist, et miks siis praegu alla lasta auto ja pärast jälle üles tõsta, et teeme kohe ära. Tundub, et see mõte autole ronida ja õli ära vahetada ei ole päris hea mõte, et ma ei mahu siia alla. Aga mis seal ikka, laseme auto alla ja vaatame, kuidas vedrustus tööle hakkab. Eks siis natuke hiljem läheb kuhugi estakadi peale ja vahetab seal õlist. Kuna nüüd kohe varsti paneme auto käima, siis on mõistlik ka teine aku tagasi peale panna, mida me vahepeal laadisime usinasti. Pakasnik on kinni läinud, selle avamiseks on vaja võtit. Läheb siia kuhugi alla ja tulebki lahti. Aku just nüüd külge ja tuli läks põlema. Nüüd see aku on laadinud päeva 2 vaikselt ja tundub, et hoiab ka ilusti voolu sees. Normaalne aku pinge on siis kuskil 12,5, 12,6. Kui auto laeb, siis kenekas peaks andma kuskil 13,5, 14,5. No nii, nüüd aga tuleb kallata õli peale ja vaadata, mis juhtuma hakkab. Tehakse ikka madalaid autosid küll. Siia võib nüüd päris usinasti seda õli tegelikult kallata, sellepärast et külvamootoriga on siin natuke rohkem. Töötava mootoriga peaks olema natukene vähem. Niikuinii on meil potska pisut tühi. Niikuinii on meil siin voolikud pisut tühjad. Et võtame aga lahti ja kallame natuke rohkem õli sisse ja siis paneme ta korras käima. Laseme paar sekundit käia, jätame seisma, kontrollime uuesti õlitaset. Kui õlitase jääb paika, siis on süsteem õli täis. Vaatame, mis meil vedrustus teeb. Ja kui kõik on okei, siis teeme väikse loputuse. Peseme süsteemi puhtaks. Selleks läheb 10 liitrit õli. Ametlikult on selle jaoks Rodeo programm, mis siis paneb auto kõikuma igatepidi ja hakkab ükshaaval oma amorti liigutama. Minul ei ole stardiagnostikut, et seda Rodeo programmi käivitada. Siis siukene kodugaraaži lahendus on, et ise tuleb autot üles-alla, üles-alla, üles-alla kogu aeg teha. Mingi 40 korda umbes. Ja kõik see õli, mis siis läbi käib, ei lase mitte süsteemi tagasi läbi filtri, vaid selle vooliku võtame lahti, paneme ämbrisse. Ja kogu aeg tuleb kallata õli peale, auto üles-alla, õli peale. Nii kaua kui 10 liitrit õli on läbi kulunud, siis paneme uue filtri otsa, voolik kinni ja ongi pestud. Aga vaatame siis. Kõigepealt tuleb lahti keerata, õli juurde panna. Selleks, et lahti keerata, siin on siukene serv ees, et seda ei saaks niisama lahti keerata. Aga sellest peaks saama jagu, kui siit külle pealt paak natuke lahti keerata, siis ta kaldub natukene viltu siia poole, et saab ülevalt selle korgi lahti keerata. Märksõna kogu selle asja juures on puhtus. Igasugused tolmukübed ja soditükid ja värgid on kõik kurjast. Need tuleb kõik eemal hoida sellest, et napiga teen siin natukene puhtaks, nii palju kui saan. Nii, nüüd on õli natuke rohkem kui olema peab. Paneme filtri tagasi. Panin korra auto käima, aga isegi ei juhtunud midagi. Igasugused hääled oli muidugi juurde. Mingi kompressor hakkas tagant tööle. Ilmselt sellepärast, et tagumises akus on voolu. Aga mitte see ei olnud see, mis me praegu tahtsime proovida.
paneme korra uuesti käima ja proovime natuke vedrustuse nuppu näppida, et vaatame, mis see teeb. Nagu näha, midagi juba juhtus. Vaatame nüüd, palju õli meil järgi on. Igal juhul see ratas, mis enne ei liikunud, täitsa käis nüüd üles alla. Äge! Nii, õli on täpselt nii palju kui alla selle, mis töötava mootoriga peaks olema. Nii et siis tuleb natukene jälle juurde panna. Ehk et tulete meelde, et seisva mootoriga peaks siin olema veel rohkem õli sees. Töötava mootoriga veits vähem. Nagu näha juuresvalt pildid, siis tegelikult tuleks kasutada lehtrit. Valasin natuke mööda praegu. Ega sellest muud ei ole midagi, kui kõik läheb õlliseks, pärast on lihtsalt endal rohkem koristada siit. Kõik puutuks teha. Nii, aga õli on meil nüüd nii palju, kui veel liiga vähe. Tuleb õli peale panna. Nüüd on väga hea, paneme korra käima jälle. Nii, vaatame uuesti, palju meil õli on. Õli on enam-vähem, aga tundub, et meil on siiski mõned probleemid. Et see pool, mis enne ei töötanud, töötab praegu väga hästi. Ja nüüd ei tööta juhipoolne pool. Ilmselt on probleem ikkagi selles, et sinna tugirõngast asemele panna need tihendid, nagu foorumis sooviti, et ei ole ikkagi päris hea süsteem. Et see üks klapp on ilmselt kinni ja ei liigu, et tuleb ikkagi otsida neid rõngaid edasi, millega ma olen tegelikult juba 6 aega tegelenud, siis tuleb veel tegeleda. Aga lisaks on meil üks leke, alt tilgub, nüüd tuleb uurida, mis asi siin tilgub. Ja ei saanud nii kergelt. Seda leket ei ole siit üldse mitte lihtne tuvastada. Igal juhul tundub, et siinpool voolikud ei leki. Need on justkui kinni kõik ilusti. Aga ometi midagi alt tilgub. Kui kuskil all on kitsas, siis tegelikult on hea variant kasutada mobiiltelefoni kaamerat. Sellega kas või filmi teha või. Ja pärast vaadata, sest ega ma siia alla küll praegu ei mahu mitte ühegi väega vaatama, mis siin on. Aga proovime, paneme siit tule peale ja vaatame, kas me siit kuskilt näeme midagi. Veits silkus seda õli siia iPhone'i peale. Õnneks on see siukse spets korpusega, mis peaks igasugust asjade kindel olema. Aga vaatame nüüd, mis siit videos siis paistab. Tundub, et selle klapiploki tagant kuskilt tilgub. Kuna see häkk nende tihenditega nii töötanud, tuleb see klapiplokk uuesti maha võtta. Ja vähemalt nüüd on teada siis ka ilmselt põhjus, miks see süsteem üldse õlist tühi on. Et tuleb vaadata, mis see seal taga on, kus see õli välja tilgub ja
ja praegu ei ole muud midagi teha, kui kaussa auto alla, et see õli kinni püüda ja tuleb hakata neid tihendite tugiringadiga otsima. Või siis kui ei leia, siis saab ka osta remonditud klapiploki, see jääb siis tagavaraks ja loomulikult siis jah, kindlaks teha, mis asi siin tilgub. Aga seekord on siis sedapsi ja järgmine kord läheme edasi.